Lõpuks on siis 4 ja tagaveolist ilm Eesti jõudnud, aga mina panin hoopis suusad alla ja tulin Tehvandi staadionile siia Otepääle. Kahjuks see aasta ilmselt esimest ja viimast korda, sest et kui talv oli nagu ta oli, siis Tartu suusamaratoni ei toimunud. Ja rallisõbrana on mul kurb uudis, et ralli, kus ma olen osalenud, kus ma olen olnud meediaesindaja, mida ma olen mitu korda pealtvaatajana lastega ka koos vaatamas käinud. Rally Estonia, see on Eesti kõige parem, maailma parim ralli üldse tegelikult. Jääb kahjuks sellel aastal ära, aga ma usun, et Urmo ja tema meeskond ei lase oma pead norgu ja tegutseb edasi ja kindlasti ühel korral me ka Eestis WRC etappi näeme. Aga meil täna saates, miks Tehvandi? Siinsamas Tehvandi lasketiirus teeme selgeks, kas minust oleks võinud saada laskesuusataja. Lisaks käisin ma Lamborghini esinduses ühte väga siukest erksat autot lähemalt uurimas. Erki vaatas sisse ühte 80-ndate hobiautosse ja Tanel tegi lähemat tutvust Citroen C5 Aircrossiga, millega mina küll käisin eelmine kord maastikul, aga seekord siis vaatame, kuidas selle autoga linnatänavatel on ja mis ta endast täpsemalt kujutab. Ja selle sama Citroen C5 Aircrossiga oli meil ka vaatajamäng ja loosi õnn naeratas härra Marek Tiidule, nii et aplaus. Terve Tehvandi staadion apledeerib sulle, Marek, me võtame sinuga ühendust. Nii et nüüd siis Tanel ja Citroen C5 Aircross. Sõidame! Mul on Citroeni uue disainiga alati sellised kahetised tunded. Ühtepidi näeb see väga värske ja huvitav välja nagu kukk kanakarja keskel, kuid samas see esiosa on pandud kokku nagu 2 erinevast autost. Kui sa ise nagunii kogu aeg juhi uksest sisse-välja käid, siis tegelikult ei pane seda esiosa nii palju tähele. Küll aga võid sa neid autosid kas või 50 tükki endale hoovi peale tuua. Ja võin kindel olla, et mitte ükski neist ei ole täpselt samasugune. Sellepärast, et neid värvivalikuid, mis selle auto puhul saab võtta väljast, on niivõrd palju erinevaid lihtsalt. Peaaegu 100% kindlusega võib öelda, et ostukeskuse parklas teist täpselt samasuguse värvikombinatsiooniga autot sulle vastu ei tule. See tähendab, et kogu selles hallmetallik meres leiad sa enda auto kergesti üles. Aga mis see väljas passiline, vaatab, milline seest välja näeb. Selline sisu ja Citroenil pole paha. Mul juba paar aastat tagasi välja toonud C3 veluursisu disain meeldis väga hästi. Aga no see pruun ja must nahk, see on väga äge. Ja näed, see tumepruun aktsent igal pool ülejäänud salongis, näiteks siin rooli peal, siin keskkonsoolis, ustel. See jätab kohe sellise kallima auto tunde. Mulle sobib. Siin on sellist odavat kõvat plasti ka, aga kuna ta on käeulatusest väljas, siis nii palju see ei huvita. Panipaiku siin autojuhatus samamoodi jätkub, et siin keskel igal pool, et panipaigad on nad tead, et kogu aeg on mingit träni autosse vaja tuua. Aga samas on oht, et see jällegi jääb siia. Ja kui me nüüd edasi keskmise ekraani juurde lähme, siis kiitused Citroeni inimestele. See ekraan istub tõesti siia keskkonsooli väga hästi, erinevalt mõnest kõvemast margist, kus on pandud see siia nagu mingi jala peale armatuurile. No see ei ole ju ilus. Aga see on täitsa mõnus. Aga lähme vaatame, kuidas tagumistel istmetel lood on. Minu 180 cm kasvu puhul siin ruumipuudust ei ole, aga samas ei ka üle. Lastel ilmselt röömu palju, kuniks nad jõuavad hilisesse teismeikka ja siis tekivad probleemid. Samas saab siin liigutada neid istmeid nii ette kui ka taha, seljatugelised kaldu ja vähem kaldu, et mingisuguse rahuldava isteasendi peaksid leidma igaüks. Kui teised linnamaasturid keskenduvad kõige rohkem just sportlikkusele, siis Citroen oma C5-ga on otsustanud minna täiesti teist teed. Nad on öelnud, et meie keskendume selle autoga just mugavusele. Selleks, et seda mugavust testida, on meil olemas meie sõltumatus-laborist välja töötatud aine, millest laseme kõigepealt gaasid välja. Lisaks on meil olemas klaas veega ja kolmandaks on meil olemas pagasikus veel munad pausi sees. Me sõidame nüüd mööda kihva teed ja vaatame, kui palju juhtuma hakkab. Selle testi läbimisel ma tunnen, et pinge hakkab kasvama.
aga pole midagi hullu. Panen endale siit massaaži sisse ja sõit võib jätkuda. Väga hea. Nii, on aeg teha testi kokkuvõtte. Kõigepealt meie laboris testitud vedelik, kas teeb vurtsu? Midagi tegi. Vaatame, kuidas lood veega. Iste on kuiv. Klaas on sama palju vett täis kui enne. Aga vaatame, kuidas lood munadega. Munad ongi kõik terved ja tundub, et see vedrustus toimib. No, nüüd peaks küll 2 viimase saate põhjal Citroen C5 Aircrossi kohta kõik selge olema. Ei jätnud mind jätta maastikul, kus ma praegu suuskadega hädas olen, ega Tanelit linnatänavatel. Aga kui sina veel ei tea, mis asi on Lamborghini Doppia Frizione, siis vaata järgmine lugu ära. Ma käisin uurimas ühte Itaalia iludust. Suusatame! Autoesindus, kus hall metallik diisel ei ole valikutes. Lamborghini Tallinn. Huracan tuli välja aastal 2014. Lisanimega Evo mudel aastal 2019. Evo, see tähendab evolutsiooni selle kõige paremas võtmes. Uuenenud mudelil on parem aerodünaamika. Sellel on 4 roolimine ja olulised muutused on toimunud sõiduki salongis. Huracani südameks on 5,2 liitrine V10 ja kui sa valid lisavarustusena sellise klaaspaneeli, siis on see ilu ka kõik teistele eksponeeritud. Sellel mootoril on 640 hobujõudu, 0-100 kiirendab see auto alla 3 sekundi ja 200 tunnise kiiruse saavutab see sõiduk 9 sekundiga. Lamborghini Doppia Frizione. Sedasi nimetab Lamborghini oma käigukasti. Käike on 7 ja selle sõiduki kere on valmistatud alumiiniumist ja väga erinevatest komposiitmaterjalidest. See on ülikerge ja tugev. Huracani värvivalik on sama raju kui kogu selle auto olemus. Alates klassikalisest mustast kuni rohelise, violetse ja sellise oranžini välja. Ja kui sulle tehase eelvalikud ei meeldi, siis sa võid lasta selle mudeli kattega oma erivärviga. Vaatame sisse ka. Wow! Wow-faktor jätkub selle sõiduki salongis. Kõik on väga sportlik. Sa istud madalal, iste toetab mõnusasti, aga siin jätkuvad personaliseerimisvõimalused. Sest kui sulle selline, ütleme, tavapärane iste ei meeldi, siis on võimalik valida korvistmed. Lähed käid ennem ära Lamborghini tehases, su kehalt võetakse mõned mõõdud ja saad väga unikaalse istme omanikuks. Oluline uuendus on siin keskkonsoolis paiknev ekraan. Seda on intuitiivne kasutada. Siin on väga palju funktsioone ja see teeb sinu ja sõiduki suhtluse lihtsaks. Peale nii ärevat masinat teeme väikse reklaamipausi, aga mina pistan kohe suusad varsti alla tagasi, sellepärast et lasketiirus ootab mind Priit Viks ja tema abil teeme selgeks, kas ka minust oleks võinud saada Eesti laskesuusa koondise liige, nii et sõidame ja tulistame.
täna sõidame natuke teistmoodi, et meil ei ole motoriseeritud vahendeid, meil on siin suusad ja meil on tegelikult Priit, tule siia. Meil on siin Nuustaku Rancho peremees Priit Viks, tšau! Aga mis me täna teeme, et mul on ainult suusad, mis sa veel kaasa võtsid? Kui sa näitad, et sa suuskal püsid, siis ma tutvustaks sulle minu lemmik spordiala, talispordi kuningalt laskesuusatamist. No ma teen kõigepealt siis paar siukest meeldetuletavat ringi, sest et ega see talv ei ole ju just lumega kiit tald ja siis sa paned mulle püssi selga. Kaup koos. Proovime. Tavai, sõidame. Pidurdusmaa on tähtis, sest püssirohu lõhn on juba õhus, Priit. Tunned, jah? Tunnen, mõnus, väga mõnus. Aga see vist ei tule minu suusatamisest. Ma kahtlustan, et see tuleb sul siit suusatalla alt, kuna sa oled vanakooli mees ja kasutad klassikasuuska. Uskumatu mees oled. 2013 aasta Tartu maratoni määre on siin all, ma arvan. See pidi hea määre olema, seda ei tasu alt ära võtta, enne. Ma võtaks korraks nüüd need suusad ja asjad käest ära, sa räägi üldse mulle, mis see nagu laskesuusatamine, et ühte asja me tegime suusatamist. Aga sätiks nüüd seda laskmise värki ka. Oled kindel, et saad pihta, kui sa ei tea, kuidas sihtida? Või sa tead, kuidas sihtida? No mingisugune ettekujutel tatikana on ju õhupüssist lastud. Nii, aga üks küsimus sulle, et mis tüüpi sihikuid siin üldse kasutatakse? Mis sa arvad? Kohe hakkab mingid pähkleid siin vistama. Ma vaatame korra niimoodi. Vaata. Ma olen sellist asja arvutimängus näinud, rohkem ma sulle vastata ei oska. Okei, ma ei piinesid rohkem, et tegu on dioptersihikuga. Dioptersihik-süsteemiga, see tähendab, et meil on 2 dioptrit. Me peame läbi ehk 2 rõngjat sihikut. Me peame vaatama läbi mõlema dioptri ja märgiks on tegelikult kõige lihtsam ringmärk, mis lähedalt vaates on täpselt nii suur. Okay. Ja 50 meetri kauguselt ta tundub tunduvalt väiksem on. Siis laskur võtab salve, võtan antud juhul tühja salve, paneb siia salve pesasse, niimoodi naksti sisse ja võtab asnendi sisse ja siis juba toimub see nii-öelda manuaalne laadimine ja päästmine ja laskmine. Nii et põnev on. On põnev. Seda on vaadata põnev. Ja aina põnevaks läheb, kui saaks pauku teha. Just. Käed sügelevad. Aga teeme siis pauku. Teeme. Niimoodi tehakse. Mul lihtsalt võtab aega. Väga hea. Kaduma läinud talent. Praegu on medal või mitte midagi. See vares on vastaste poolt, jah? Priit, mingil määral võib öelda, et laskmine mul veel tuleb välja. Lamades küll toega ja mitte nagu päris võistlusolukorras. Mis sa nüüd arvad? Teeks siis proovi, et kuidas see sport päriselt käib? Ma arvan, et Raiko, sa oled nüüd valmis. Olen nüüd valmis. Et oleks seda teadnud, et sa noor ja loodustandev oled, et oleks su kohe värvanud siin nädalavahetused võistlema. Ainuke, mis on puudu, on veel Tiisler ja Ader, et need siin kõva häälega röögiks. Saame orkundid. Kuule, aga ma panen suusad alla, kütan selle 2 kilomeetrit ära, külli pane püss seljas, aga tulen siis lamades tiiru justkui. Hästi, aga jäta meelde. Suusata kiirelt ja lase täpselt. No ma proovin. Ma panen nüüd ennast siis valmis. Valmis, läks! Liidril ainult 3-ga, ära nüüd eksi. 3 minutiga. 3 sekundiga. Aga mis nüüd saab? Juba on kõik pahasti. Enne me oldi ju suuski jalas. Sellest me ei rääkinud, nüüd tuleb näida sportlane ise oma sisu.
Väga hästi ju. Nagu päris. Aga mis siis veel homme saama hakkab? Ma arvan, et homme sa ei teagi, mis see trahv on, kui niimoodi edasi läheb. Ma jään siia harjutama nüüd. Ja teie vaadake laskesuusatamist või tulge seda. Kuule, aga kui kellelgi on nagu huvi, siis Nuustaku Rancho pakub teenust. Jaa, absoluutselt on see võimalik, et tuleb mõnus seltskond kokku ajada või siis ettevõttega tulla ja minult nööbis kinni võtta ja teeme plaani teoks. Laseme. Kuna minust ikkagi laskesuusasportlast ei saa, siis tulin hoopis siia Talispordimuuseumisse vaatama. Siin on 70-ndatest üks laskesuusarelv, üleval pool sahknamedalid ja siin minu ees Kaia Parve 88. aasta NSV Liidu meistrivõistluste esikoha auhind. Aga niisugustest veidi vanematest asjadest ja just sellest samast 80-ndate lõpust rääkides, siis nüüd Erki ja hobiauto, üks Alfa Romeo, mis on põhimõtteliselt sama vana nagu see trofee siin ees. Nii et sõidame. Kui sa pole elu sees omanud mitte ühtegi Alfa Romeot, siis sa ei ole tõeline autoentusiast. Seda väidet oleme ilmselt kõik korduvalt kuulnud. Kui mööda vaadata mõningatest pisivigadest, siis võib tõelisele sõidugurmaanile just Alfa olla see õige valik. Täna saame tuttavaks Meelisega, kes viljeleb sõidukunsti 1986. aasta Alfa Romeo 33-ga, mis omaniku sõnutsi on ärev nagu rebasuru leidnud taksikoer. 86. aastast pärit 33-ga. Kust kohast see konkreetne masin on ostetud ja kaua ta juba sinu käes on olnud? Antud masin on ostetud Lasnamäelt, automüügiplatsilt. Ühes tükis? Ühes tükis. 2004. aastal. Okei, siis on mõnda aega juba ju. Jaa. Kui palju sa selliseid Eestis üldse näinud oled? Ühte olen näinud kunagi, aga see oli ka selline lõpuotsa auto, et ega teda väga kauaks polnud, aga nüüd seal viimased 5-6 aastat pole ühtegi näinud. Siis on väga haruldane masin. Tundub küll, jah. Kui keegi näeb linna vahel ühte sükst sõitnud, siis öelge mulle ka. Rikkaks saamise laks. Ei tea, no see pole küll eesmärk, aga... Masin on Itaalia toodang. Kas sellega Itaaliasse julgeks välja sõita? Ei, raske küsimus. Pigem ei sõidaks, sest et see on niisugune auto, et see üllatab sind iga päev, et võite ka nädalaga sõita niimoodi, et mitte midagi ei juhtu, aga siis samas on see, et hakkab niimoodi jonnima, et ei. Et ma pigem ei julgeks taga sõita niimoodi.
kas sa arvad, et see on pigem selle aasta käigu või sealkandis 80ndate nii-öelda keskpäega autode häda või pigem võiks selle legendaarse Alfa veade vigade nimistusse landa? Pigem jah, see teine pool, et kõik teavad, et Alfa Romeo ja elekter, need ei käi kokku. Et siin tuleb väga palju ise autot tunda ja elektrit tunda, et ma arvan, et pigem siin selles ikka, jah. Huvitav fakt selle auto kohta on see, et kui see auto nüüd tehasest välja tuli, siis tehas ise on tunnistanud ka seda, et selle auto käigukast on sündinud ühe väga rumala veaga, ehk siis tal teine käik lähebki raksuga sisse, see on tehase poolt juba. See oli päris kõva raksus. No jah, nüüd on tugevaks läinud, et ta ei lähe nüüd mitte nii puhtalt, aga käib kõige raksakast läbi, et nüüd ta on juba nii kaua läinud juba, et ta juba võiks teda remontida, aga nii ta on, jah. Kuigi viimased päevad on kõvasti lund sadanud, siis Tehvandilt päris Nuustaku rantsosse veel ei suusata. Ja õige pea on tegelikult käes kevad ja mai algus, nii et 9. ja 10. mai, see tähistab ju Eesti automessi Sõidame, mis toimub lauluväljakul. Lisainfo www.automess.ee ja kui sul piletit ei ole, siis ära muretse, sest Sõidame mess on kõigile tasuta. Aga 2 saate vahel vaata Sõidame Facebooki, vaata Instagrami, vaata meie portaali www.sõidame.ee Õ-tähega muidugi. Ja ma arvan, ma lähen Tiigi äärde Hiiglaste sauna, sest et see pidi olema Nuustaku rantso üks tõmbenumbreid. Nii et sõidame ja näeme aprillis. Tšau!